Tšau! Ma kutsun sind valmistama täna suppi, mis on olnud minu lemmiksupp minu lapsepõlvest saadik ja maitseb mulle siiani. Selleks ma panin siia kastrulisse natukene vett. Selle supi valmistamisega on nüüd selline teema, et kuna konkreetselt selle supi sisse käib ka kartul, siis mõned panevad kartulikeedu vette soola, teised ei pane, kuna väidetavalt siis lähevad mõned vitamiinid kaduma, nagu näiteks kaalium. Täna ma panen siia soola, aga kui te kardate, et ei saa kõiki vitamiine kätte ja sool viib mõned vitamiinid kartulist välja, siis paiksestate hiljem soolaga. Mina panin soola siia sisse. Mina igal juhul panin siia kartulikeedu vette soola ja las ta nüüd läheb keema siin. Kartulikeedu vesi on nüüd keema läinud ja nüüd ma lisan sellele veereva kartuli. Ja keedan kartulid selliseks poolpehmeks. Vahepeal võtame vajaduse korral kartulite pealt ka vahtu ja viskame selle lihtsalt minema. Kui kartulid on juba poolpehmeks keenud, siis kallame kartulite pealt osa vett natukene vähemaks. Kogu vett ära ei kallanud, midagi ei siia põhja ka ja nüüd panen need kartulid tagasi pliidile. Kallan nende peale piima. Kõik on parasjagu, piima jäi järgi ka. Kuna ma enne panin kartulikeedu vette soola, siis nüüd ma siia soola enam ei lisa. Ma arvan, et sai parasjagu. Aga kui teie keetsete kartulit ilma soolata, siis on aeg see piim suupäraselt soolaga ära maitsestada. Enam ei lähe palju aega, kui see piim meil siin potis peagi keema hakkab. Nii kaua me isegi ei pea ootama, kuni see piim keema hakkab, sest ta on juba piisavalt kuum. Ja selle kartulipiima supi sisse käib ka odrajahu. Nii, piim juba muliseb ja nüüd me võtame seda odrajahu peoga. Ja laseme ta aeglase nirena siia supi sisse. See on maitse asi, kui palju keegi paneb. Väga palju pole seda vaja panna. Ma panin natukene veel. Kui teil kodus juhtub olema värsket tilli, siis till sobib siia supi peale super hästi. Ja nüüd on aeg vahetada see minu kullakarva lusikas supi kulbi vastu. On aeg pliit välja lülitada ja serveerida enesele kausikene suppi. Enne söömist on mõistlik lasta sellel supil natukene jahtuda, sest siis on see maitse isegi parem. Minu lapsepõlve lemmiksupp on nüüd valmis. Ja see supp maitseb mulle endiselt veel väga-väga hästi.